Tere õhtust, lugupeetud televaatajad, tere tulemast stuudiosse. Tänane saade on erisaade, see on pühendatud fantastilistele Elephants from Neptune'i kontserditele. Nimelt siis tuntud rockansambel, kes on soojendanud nii Foo Fightersit kui ka Red Hot Chili Peppersit, on aprilli lõpus tähistamas oma debüütplaadi 10. sünnipäeva ning esimesena teeksimegi otselülituse kohta, kus asub Robert Linna. Robert, palun, kas kuuled meid? Vulkaanid, antiikfilosoofia, elu ja surm, laava, veinipidustused. Need kõik on roki alustalad. Siin Vesuvi jalamil on tunda juba kergeid värinaid, sest maailma juhtivad teadlased on kinnitanud, et järgmine purse leiab aset 29. aprillil Tartus, Ken klubis. Ja sellist pauku pole tulnud pärast aastat 1972, kui sealsamas Pompei amfiteatris esines ansambel Pink Floyd. Rockivulkaan purskab taas. Kohtumiseni. Siin Jack McNack, Pompei, Sorrento, Itaalia. Vapustav reportaaž. Nüüd aga läheksime uuriksime, mida teeb hetkel Tallinna tänavatel ei keegi muu kui doktor Rain Joona. Nii, tere! Kanal 1000, otselülitus Tallinnast, Eesti pealinnast. Nagu te näete, on inimesed vist juba kõik asunud minema. Majad on tühjad, kedagi ei ole. Meid kutsuti küll siia, aga tundub, et kõik on läinud juba 30. aprillil toimuvat Elephants from Neptune'i kontserdit vaatama klubis Laine. Televiisor 1000 kanal. Et nüüd oleme siin ehitusplatsil ja nagu näha on, kõik ehitajad, kõik on ära läinud. Tundub, et on jälle minek. Nii, ja tundub, et kuulujutud vastavad tõele. Kõik on tühjus, inimesi pole. Kõik on tõesti juba läinud klubi Laine ette. Juba varem kohal, et kindlalt sisse saada. Tühjus. Ja polegi mitte kedagi. Seal on üks longboardiga. Ma võtan ta. Äkki ma saan paar infot. Ning see võtabki meie tänase saate kokku. Tänan teid vaatamast ning viimasena veel ilmateade. Kõike head aega! Ja nüüd ilmateade Võsu sadamast. Nagu näete, ilm on väga palju lubav ja vesigi väga hea juba. Väikene nõuanne aprilli lõpus olevate kontserdite jaoks, et võib natuke märjaks minna, et olge siis valmis ja kohtume peagi. Oi, kurat, väga soe.